Jätkame siis objektidega ehk objekti meetodid ja this objekti sees. Ehk siis objekti propertid saavad siis sisaldada ükstaskõik mida, igasuguseid väärtusi ja kuna väärtus on meil ju nagu tundmatu, ehk see tüüp on väärtuse juures, siis käib ka funktsioon seal alla. Saab need siis igal viisil defineerida või mitmel erineval viisil. Ja kui me tahame objekti sees pöörduda selle objekti mingisuguste muutujate poole, selleks on meil siis võtmesõna this olemas. This on siis JavaScriptis üks väga veider asi, millele see this viitab, sest justkui siis teoorias on kõik objektorienteeritud mingist otsast ja kui me elame brauseris, siis lõpuks see this viitab siis window objektile, ehk siis nagu brauserile endale kõige lõpuks, ehk alati on kuskil väljapool veel mingi this olemas. Aga siin siis näide, kuidas siis neid siin asju deklareerida. Näiteks meil on objekt user, siis me ütleme, et useri sees on say hi funktsioon, mis midagi siis teeb. Või siis sellisel viisil, et meil on useri objekt ja selle sees on kohe see say hi defineeritud nagu property kaudu. Või user on objekt ja see say hi on siia lihtsalt kui funktsioon deklareeritud juba eos. Siin siis tekib mingil määral see nagu väärtustamine, et property ja nimi on üks ja sama, ehk siit tekib siis nagu ühine muutuja talle. Ja kui me siin this'i kasutame siin funktsiooni sees, siis see viitab siis sellele objekti instantsile. Kui me nüüd kasutame arrow funktsioone, siis kuskil objekti sees, siis see võib tekitada igasuguseid veidraid küsimusi. Näiteks siin, siis meil on deklareeritud property first name Toomas, siis on üks funktsioon, say hi, siis on arrow, mis on siis arrow funktsioon ja kui siin sees kirjutada välja nüüd alert this first name, siis ta ütleb, et tegemist on Toomasega. Ehk siin sees see this viitab nagu sellele first name'ile, mitte sellele välimisele funktsioonile. Funktsioonid ka olemuselt tegelikult on objektid. Ehk siin toimub siis igasugust nagu veidraid asju. Ja teistpidi, kui te nüüd kirjutate selle arrow funktsiooni nüüd otse propertisse, ehk ta on siis otse objekti sees defineeritud ja proovite siin seda this'i kasutada, siis siin sellele arrow funktsioonil see this ei viita enam sellele objektile endale. Ja natukene sõltub sellest, mis keskkonnast oma funktsioonis parasjagu objekti tekitate. Kui te olete selles non-strict mode'is nii-öelda, siis võib see this viidata siis välisele keskkonnale, ehk võite siis kogemata kombel window saada. Strict meetodis või strict mode'is saate siis, mis on tänapäeval kui standard, peaksite siis alati saama undefined'i. Aga muus osas jällegi, kui veidruseid mitte teha ja olla ettevaatlik selle arrow funktsiooniga, kus siis põhiliselt peakski teadma seda, et arrow funktsioonis see this käitub nagu imelikult, siis muus osas on objektid tunduvad niisugused üsnagi objektide sarnased. Nüüd natukene advanced topic siia vahele korraks, lihtsalt kellel kunagi on vaja refereerida, saab siit vaadata, kuidas te saate üle kirjutada, mida siis pluss ja miinus tehe objektide vahel tähendavad. Ja saab siis ette anda mingisuguse hindiga, ehk siis selline spetsiaalne formaat on selleks siia kirjutada ja küsida siis selle hindi käest, et mis tüüpi asi peaks olema, kas tegemist on stringiga või numbriga, kuhu teid parasjagu üritatakse toppida ja vastavalt sellele saate siit siis erineva asja tagastada. Näiteks kord ütelda, et user kord käitub nagu string ja on väärtuseks John ja kord käitub nagu raha ja väärtuseks on siis see money, ehk see 1000 siit. Aga see on niisugune asi, mida nüüd nagu raamistiku kirjutajad võib-olla tahavad üle kirjutada. Aga nüüd siis huvitavad teemad, kus me hakkame vaikselt jõudma selle juurde, kuidas siis see objektorienteeritud elu tegelikult üldse tekib või mis siin nagu tehakse. Ja kõigepealt on siis meil selline mõiste JavaScriptis nagu konstruktorfunktsioonid ja siis suurepärane operaator new. Konstruktorfunktsioonid on tegelikult siis tavalised funktsioonid, aga mõne siis nagu tavaga. Ehk esimene tava on siis see, et neid vähemalt ideeliselt peaks alati kirjutama alguses siis suure tähega. Ja neid peaks ainult käivitama siis võtmesõnaga new. Ja kui me niimoodi teeme, siis sellisel juhtumil automaatselt väärtustatakse see this siin funktsiooni sees ära tühja objektiga. See tekib siis keele enda poolt, on ju. Siis läheb funktsiooni keha käima.
saame selle this'i siin kasutada ja siia mingisuguseid asju sisse salvestada. Ja lõpuks automaatselt kõige lõppu tuleb siis siia return this ehk siis implicitly, ehk see juhtub vaikimisi. Meie mingit return statement'i otseselt siin kasutama ei pea. Kui muidugi tahame, saame. Ehk siit siis tuleb kokku selline tore nagu objekti nagu justkui initsialiseerimine, new user check, mis tegelikult on nagu fake, et tegelikult see user on funktsioon, ei ole justkui nagu klassi definitsioon, on ju, aga teda kasutatakse klassi definitsiooni või nagu justkui nagu klassina ja tagastab ka siis päriselt objekti. Ja me saame ka siis tegelikult kontrollida, kuidas seda funktsiooni välja kutsuti, kas ta kutsuti välja new või ilma new'ta. Ja kui kutsuti ilma new'ta välja, saame midagi muud teha, aga siis mida tavaliselt tehakse, tüüpiline muster, öeldakse, et okei, selle asemel, mis kutsume ise ennast uuesti välja, nüüd juba koos selle new'ga. Et siis selle this'il tekiks õige arusaamine, mis ta nagu on. Aga see ei ole kooslik, võite ka midagi muud sellest teha. Ja juhul, kui siis konstruktoris on return statement, siis juhtub jälle igasuguseid veidraid asju. Ehk ideeliselt seda ei peaks olema, aga kui te kasutate return'i seal ja kui te return'is tagastate mingi objekti, siis te tagastate selle objekti, mida te iganes sealt tagastate, selle this'i asemel. Ja kui te return'i puhul kasutate primitiivi, näiteks üritate kasutada return mingi string, siis seda lihtsalt ignoreeritakse. Ja nüüd lõpuks on see kõik natukene nagu vanem JavaScript, ehk siis ECMAScript 6, mis nüüdseks on juba meie mõistes ka päris vana, on nüüd siis lõpuks ka tekkinud nagu päriselt klassid ehk ES6 klasses. Aga konstruktori funktsioone tuleb ikkagi aru saada, sellepärast et ka need ECMAScript 6 tekkinud nagu justkui päris klasside moodi klassid on tegelikult lihtsalt syntaktiline suhkur siis üle nende vanade konstruktorfunktsioonide. Siis on meil olemas selline tore asi, ma ei tea, kas selle eesti keeles, kas peab vist otse tõlkima, destruktureerimise väärtustamine, omistamine või omistamine läbi destruktureerimise. Ehk siis meil on kaks põhi JavaScripti objekti või struktuuri, objekt ja massiiv. Ja mõlemis siis on igasuguseid justkui nagu kollektsioon mingitest asjadest ja neid saab siis omistamisel destruktureerida ja struktureerida. Ehk näiteks meil kõigepealt on see massiiv, foo ja bar kahe elemendiga ja kui me nüüd siis seda destruktureerime, siis seda nimetatakse siin destruktureerimiseks. Ehk me omistame massiivi uuele massiivile, aga siin kaks elementi, juhul siin on neid ka rohkem olla, aga meid võttis hetkel esimesed kaks. Need kaks elementi tekitatakse meile siit siis eraldi muutujatena, nagu let first name ja let surname. Ehk sisuliselt tehakse midagi taolist meie eest automaatselt. Ja see nüüd JavaScriptis hästi levinud nagu meetod, kuidas muutujate väärtuseid või üksikuid elemente kuskilt massiivist või objektist välja võtta. Objekti puhul hästi sarnane, lihtsalt siin on siis loogilised sulud, ehk me teeme uue objekti, või justkui deklareerime uue objekti, siin pole tegelikult me ikkagi saame siit kätte kaks eraldi muutujat, var1 ja var2. Ja teisel pool on siis mingi objekt, mille sees peaksid siis samade nimedega väljad olema. Ja kui massiivi puhul on oluline siis nad järjekord siin, siis objekti puhul järjekord ei ole oluline, nimed on olulised. Ehk te võite siin ka var2, var1 kirjutada või mis iganes järjekorras. Need ikkagi matchitakse nime kaudu. Nüüd, kui on, sorry korraks. Nii, ja nüüd, kui te tahate nüüdseks nime muuta, ehk siis öelda, et siin vasakul oleks mingisuguse teise nimega asi, mis ei pea matchima sellega, mis siit paremalt tuleb, siis te saate kasutada vasakul siis sellist kooloniga struktuuri, kus te ütlete, et source property, näiteks, ma ei tea, first name, koolon, var1.
siis siit otsitakse var1, otsitakse siit, kuhu see var1 tuleks panna, aga saadakse aru, et selle nimi nüüd on siis first name ja pannakse see sinna õnnelikult külge. Tavaliselt küll see keegi ei tee, aga teoorias nagu võimalik. Ja juhul, kui teil need muutujad on juba varasemalt olemas olnud, ehk te justkui ei saaks neid uuesti üle deklareerida, vaid te tahate sinna lihtsalt väärtustada, siis tuleb see operatsioon panna lihtsalt sulgude sisse. Sinna siis letti ei kasuta, ehk te justkui moodustate uue objekti nendest olemasolevatest muutujatest ja seejärel näitate, kust objekti seest need väärtused siis välja tuleks võtta. Ja seda saab ka siis toredasti kasutada näiteks funktsioonide juures, kus me ütleme, et meil on funktsioonil, on parameetriteks on justkui siis objekt, mille sees on hunnik muutujaid ja kus vaikimisi väärtuseks on tühi objekt. Ehk kui me nüüd niisugust funktsiooni siin show menuga välja kutsume ilma ühegi parameetrita, siis me saame need default väärtused siit kätte ja kõik muutujad eraldi, aga me võime sellele show menule anda siis parameetrina kaasa objekti, mille sees on need samad 3 väärtust, kui me tahaksime siis mingit niisugust asja teha. Aga siin show menu sees saame neid siis selliselt neid deklareerides kasutada ükshaaval. Ehk jällegi JavaScriptis seda destruktureerimist kasutatakse hästi palju igasugust just nimelt parameetrite ja massiividest elementide väljavõtmise jaoks. Ja siis on meil olemas ka veel ülejäänud parameetrid. Ja kui me tahame midagi selles vaimus teha, siis seda ka mitmel erineval viisil saab nagu teha või eri kohtades kasutada. Üks koht, kus seda rest parameters kasutatakse, ehk siis ülejäänud parameetrid, on siis funktsiooni parameetritena, kus saab ütelda, et hurraa, kõik, ja see peab olema nimekirjas viimane, et ükstas kõik, kuidas see funktsiooni välja kutsutakse, esimesed 2 parameetrit pane siia first name ja last name'i ja kõik ülejäänud parameetrid anna siis mulle siia viimasesse kohta titles array nimelisse asja, ehk ükstas kõik, kuidas seda välja kutsutakse, see niimoodi siis me saame siit selle massiivi. Ja see rest peab siis tõesti olema viimane. On olemas veel spetsiaalne argument muutuja, mis on funktsiooni sees by default olemas, mis annab teile automaatselt kõik argumendid. See on siis selline listi või array laadne asi, aga päris array ta ei ole. Siit tekib siis ikkagi päris array. Ja arrow funktsioonidel, nendel siis ei ole seda sisemist arguments muutujat. Nendel tuleb igal juhul siis seda rest parameetrit kasutada. Siis on meil olemas sarnane selle restiga, küll teise nimega nüüd, on siis spread süntaks, mis on siis selle resti nagu tagurpidi tegemine, mis näituseks siis kasutatakse siin mathmaxi puhul, ehk mathmax funktsioon võtab vastu piiramatu arvu parameetreid, ehk siis umbes nii nagu siin, titles, ja ei võta vastu massiivi. Aga tahate teada saada, mis on siis teie massiivis maksimumelement, siis sõltumatult massiivi pikkusest tuleks need kõik siia nüüd nagu külge panna ükshaaval. Kuna seda keegi ükshaaval nagu teha ei saa, sest massiiv on tekkinud dünaamiliselt, aga selle siis vältimiseks saab siis kasutada seda spread syntaksit, ehk siis jällegi seda 3 punkti, tagurpidi resti ja JavaScript siis teie eest kutsub selle mathmaxi välja 3 eraldiseisva parameetriga. Ja seda saab siis kasutada korduvalt ja igasuguste teiste asjadega segamini keerata, ehk tärn array, siit tuleb siis 3 muutujat, koma, järgmiseks mingi 4 ja nii edasi. Üks koht, kus seda näiteks kasutatakse, on massiivide kokkukleppimiseks, 2 massiivi, tahan nad omavahel kokku kleppida ja veel 2 elementi juurde panna, 0, siis tuleb array, 3, 5, 1, siis veel 1 element, 2 ja siis tuleb siit 8, 9, 15. Ehk kokkus tuleb 8 elemendiga merged massiivsid välja. Ja sama toimub ka siis objektidega. Ehk objekte samamoodi saab omavahel kokku kleppida. Objekt 1 ja objekt 2 on siis muutujad C või nii-öelda property C ja objekt 1 laiali määrituna, ehk siis see spread määritakse nagu või siia laiali, ehk siia tuleb siis C, A ja B tulevad siis väljad selle O2 sisse. Nüüd objektidega saab veel igast asju teha. Meil on siis olemas objektidele ka getterid ja setterid, ehk
kui väljapoolt vaadates tundub, et meil on täiesti tavaline mingisugune property, prop name, mis justkui oleks nagu väli selle objekti sees, siis tegelikult see nii ei ole. Me saame kirjutada endale get prop name ja set prop name koos parameetriga value ja neid siis justkui nagu muutujaid sealt objekti seest välja lugeda. Tegelikult siis vastus, mida see objekt prop name meile tagastab, tuleb siis ise kirjutada ja samamoodi, mida me selle set prop name'iga teeme, ehk kui siis sellele prop name'ile mingi väärtus omistatakse, siis see tekib väärtus meile siia parameetrina value ja me peame siis ise otsustama, kuhu me selle value siin pistame. Ilmselt tuleb tekitada umbes saala mingi privaatmuutuja ja mingi muutuja, see sinna salvestada, teha sellega mingit matemaatikat vajadusel ja siis prop name'ist jällegi seda sama value't siis return'ida sealt kuskilt privaatmuutujast. See siis selline esimene või teine natukene laiem ülevaade objektidest.